Nii, tere tulemast teenuste väliskaubandusstatistika infotundi. Mina olen Evelin Puura ja olen väliskaubandusstatistika tiimijuht ja seekord siis räägin teile teenuste väliskaubandusest. Tänased teemad on siis, mis on see väliskaubandusteenused ja nende vajalikkus ja kuidas üldse teil tekib see kohustus ja miks te peate täitma seda küsimustikku ja kui kaua te peate täitma. Ja ka kindlasti seda, et kuidas tagatakse andmete konfidentsiaalsus, milliseid andmeid küsitakse, milliseid andmeid te peate sisestama, ka klassifitseerimisest, teenuste klassifitseerimisest, metoodilisi nüansse ja lõpuks näitaksin e-statis andmete esitamist läheksin sisse päris küsimustikku ja näitaksin, kuidas on võimalik seal üles ja alla laadida. Näiteks ka eelmise korra tehtud e-stati küsimustikus tehtud faili üles laadida, alla laadida. Nii, ja siis, mis on see teenuste väliskaubandus siis? Et teenused me arvestame nii-öelda residendi ja mitteresidendi ehk siis Eesti ettevõtte, majandusüksuse ja välismaa registreeritud majandusüksuse vahel toimuvaid tehinguid. Ja oluline pole see, kas see teenus jõuab üle piiri või mitte, seda võib kasutada siin Eestis, aga oluline just ongi see, et on tegu residendi ja mitteresidendi vahelise suhtega. Ja see ongi, teenused on nii müük ehk siis eksport ja kui ka ost ehk import ehk siis Eesti resident müüb mitteresidendile teenust või siis ostab mitteresidendilt teenust. Edasi siis, et miks seda on vaja? Tegelikult pean kõigepealt tänama teid kõiki selle eest, sest kõik te, kes te siin olete ka andmeesitajad ja ainult teie infol on võimalik teha olulisi otsuseid. Ehk siis, kui me vaatame siseriiklikku tasandit, siis tegelikult on need vajalikud just erinevate majanduse hindamiste jaoks, transporditaristute jaoks, ka tehakse vastavaid poliitikaid selle järgi, kujundatakse erinevaid valdkondade strateegiaid, on suureks sisendiks maksebilansi jooksevkonto koostamisele, ka SKP arvutamisele ja tema kasutajateks ongi Eesti Pank, valitsus, ministeeriumid, teadlased, analüütikud, meedia ja loomulikult ka ettevõtted ise tegelikkuses saavad oma teenuste järgi nii-öelda hinnakujundusi teha. Ja lisaks sellele, et ta on vajalik nii siseriiklikul tasandil, on ta vajalik ka rahvusvahelisel tasandil. Ja teenuse andmeid edastatakse nii Eurostatile, OECD-le, IMF-ile, ehk nad on siis ka kasulikud Euroopa Liidu tasandil. Ja see on ka kogu erinevate riikide toimimise ülevaate saamiseks, ka majandusanalüüsideks Euroopa tasandil, euro ühisraha jälgimiseks ja ka samamoodi poliitiliste ja kaubanduslike läbirääkimiste ettevalmistamisel. Ja mis kasu siis võiksid ettevõtted sellest saada? Tegelikult ju turu-uuringuteks on need head indikaatorid oma positsiooni teadmiseks vastavas tegevusalas, teenuste lõikes, konkurents, teenuste nõudluse analüüsiks ja loomulikult ka läbirääkimistel ja riikide vajadused. Ehk siis selleks on abiks ka erinevad andmebaasid, nii Eestis olevad, Statistikaametis olevad andmebaasid kui ka Euroopas. Ja kui me vaatamegi nüüd seda kodulehte, Statistikaameti kodulehte, ma hiljem näitan ka reaalselt, kus kohas miskid asjad asuvad, aga põhimõtteliselt valdkonna alt, ehk siis avasta statistikat on sellised ikoonid siin üleval, kui te lähete meie www.stat.ee lehele, et sealt on valdkond ja valdkond väliskaubandus. Ja väliskaubanduse alt jõuate nii teenuste kui kaupadeni. Ehk tal kajastatakse mõlemaid ja seal on siis nagu infot selle teenuste kohta.
ja ka küsimustiku juurde. Aga materjalid ehk siis need andmed, mida teie meile olete esitanud, leiab kõik andmebaasist ja sinna jõuate siis, kui te kodulehe juures üleval mustal ribal võtate selle kolmnurga juurest lahti, on esimene kohe statistika andmebaas. Ja andmebaaside juures on valik kas väliskaubanduse andmebaas või üldine statistika andmebaas. Et kui te võtate sealt väliskaubanduse andmebaasi, siis teenused on eraldi nii-öelda lõikena ja sealt on siis erinevate lahendustena tabelid erinevate teenuste kohta ja erinevate lõigete kohta, mis kindlasti on abiks teile. Ja olen ka toonud siis Eurostati andmebaasi asukohad ja ka Eurostati kodulehelt ülevaate. Ehk siis esimesest lingist otse pääseb siis sellele ülevaate lehele ja siin on ka andmebaas, kus siis on ka erinevad teenuste lõiked, tabelid. Ja siit on võimalik siis ettevõttel endal võtta tegelikult üle euroopaline lahendus, näha teiste liikmesriikidega, kuidas mingid teenused on rohkem või vähem levinud, kuhu on parem suundumus või turud. Nii, milliseid teenuseid kajastatakse? Teenuseid on siis e-popsi koodide järgi ja neid on erinevad teenuseliigid seal, et on töötlemisteenused, on hooldusremonditeenused, transport, reisiteenused, ehitus, kindlustusteenused, finantsteenused, intellektuaalsed omandikasutused, telekommunikatsioon, muu äriteenused, isikukultuuri, meelelahutusteenused ja ka siis valitsemissektori kaubad ja teenused. Et see on nagu selline hästi üldine teenuste jaotus. Nüüd, kuidas te satute üldse sellesse olukorda, et te peaksite tegema või täitma teenuste küsimustikku? Suurem muudatus, mis on toimunud, on see lävend, ehk siis alates sellest lävendist, milleks on sel aastal 500 000 eurot, on teil kohustus. Eelmine aasta oli selleks 300 000 eurot. Ja see on üks peamisi muudatusi, mis on toimunud teenuste küsimustiku osas. Ehk siis kõik ettevõtted, kes jäävad alla 500 000 euro, ei pea esitama teenuste küsimustikku. Ja need, kes siis ületavad selle lävendi, kas siis on aasta alguseks ületanud selle ehk eelmise aasta andmete alusel või siis ületavad seda järgnevate kvartalite jooksul, siis sellest hetkest on, kui saate teate, tuleb hakata ka esitama seda küsimustikku. Ja üks erisus on sellel puhul veel, et siin ei vaadata neid teenuste ekspordi-impordi voogusid eraldi, vaid kui te olete ühes voos, näiteks te olete teenuste ekspordi osas ületanud lävendi, siis automaatselt tekib teile ka impordi poole kohustus või vastupidi. Ehk siis tuleb kajastada kõik teenused, üle maailma teenused, et ei ole ainult Euroopa Liidu sisesed teenused, vaid ka kolmandate riikidega tehtud teenused. Ja valimi võtmise aluseks on siis käibedeklaratsioonid ehk siis KMD andmed ja ka, kuna meil on suur koostöö Eesti Pangaga endiselt, siis ka Eesti Panga arvutused. Ja näitan ka lähemalt seda, mida me sealt käibedeklaratsioonilt siis vaatame teie valimisse sattumise jaoks. Et teenuste müügi puhul on siis olulised lahtrid, ehk see on nüüd alus Euroopa Liidu teenuste osas, KMD-lt me nüüd seda saamegi, et on lahtrid 3.1 ja 3.1.1, ehk kus siis on kaubad maha võetud, see vahesumma. Ja sealt ka siis nii-öelda see nullkäibega tehingut lahter 3. Ja teenuste impordi osas Euroopa Liidu siseselt on siis lahter 6 miinus lahter 6.1 ehk siis ka, kus on siis kaubad maha võetud.
Aga just, et kuna ma ütlesin, et see on koostöös Eesti Pangaga, siis kolmandate riikide osa me saame rohkem infot Eesti Pangast. Nüüd, kui te olete saanud selle kohustuse, et kui kaua siis see kohustus teie jaoks kehtib? Üldjuhul kehtib see aruande aasta lõpuni. Ehk siis, kui näiteks teie käive on ka aruandeperioodi või selle aasta jooksul oluliselt vähenenud, et siis ikkagi tuleks esitada kuni selle aruande aasta lõpuni. Ja kui nüüd on juhtunud olukord, et teie tegevus on ajutiselt peatatud või on likvideeritud või kui teil on üldse probleem, et teil ei ole võimalik tähtajaks esitada, et sellisel juhul olge nii kenad ja andke sellest kindlasti teada klienditoe meili teele e-posti klienditugi@stat.ee. Kus ja millal siis tuleks seda esitada, et teenuse andmeid saab esitada e-stati keskkonnas. Ja see tegu on kvartaalse küsimustikuga ja kajastada siis kõik teenused, teenuste ekspordi-impordiga seotud tehingud nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Liidu väliste riikidega. Ja tähtapäevad on siis 18. kuupäev ja igas kvartalis siis 1. aprill tuleb siis esimene kvartali andmed, 18. juuli on teise kvartali andmed, 18. oktoober on kolmanda kvartali andmed ja 18. jaanuar on siis neljanda kvartali andmed. Ja meeldetuletused automaatselt käivad e-statist 5 päeva enne tähtpäeva ehk siis seda kohustuslikku esitamise päeva antakse teile teada, et teil läheneb. See teavitus toimib siis, kui te ise seda muutnud ei ole. Ja nüüd automaatsed teavitused toimuvad ka 3, 7, 20 päeva pärast aruande tähtpäeva möödumist. Et siis tuletatakse teile automaatselt süsteemi poolt meelde, et teil on veel kas siis küsimustik pooleli, et ei ole kinnitatud või pole üldse alustatud. Aga meeldetuletuse saate. Nüüd, kui on juhtunud see lugu, et teil ei toimunud tehinguid ehk te ei pakkunud teenuste müüki ega ostud ühtegi teenust, et siis on võimalik e-statis teha nullaruanne. Seda ma näitan teile siis, kui me läheme e-stati, et näitan täpselt selle koha üle ette, kus kohas seda on võimalik kinnitada. Aga võib ka alati saata e-kirja klienditoele ehk siis klienditugi@stat.ee. Ja siin on nüüd väike nii-öelda tekstiline juhend ka, et kuidas leida seda õiget kohta üles e-statis. Nüüd teenuste andmete puhul on osaliselt ka konfidentsiaalsus ehk me ei avalda vähem kui 3 andmeesitaja koondandmeid. Ehk siis kui kaupade puhul see on erisus kaupadest, et kui kaupadel on passiivne konfidentsiaalsus ehk kui ettevõte ise ütleb, et tema andmed on konfidentsiaalsed, siis ei avaldata, aga teenuste puhul on see automaatselt, et kui on koondandmetes vähem kui 3 ettevõtte andmed, siis neid andmeid ei avaldata. Aga loomulikult on riikliku statistika seadusega tagatud kaitse, et ettevõtte detailandmeid koos ettevõtte andmestikuga ei anta mitte kellegile. Need on statistilised andmed ja need ei kuulu ühegi ei järelevalveameti ega ka kohtu nii-öelda andmeteks. Et meil on olnud juhtumeid, kus on pöördud meie poole nii Maksuameti poole pealt kui ka kohtu poole pealt, et vot see ettevõte ja paluks neid temaga seotud tegevusi, et mis teil on, saatke meile siis seda andmestikku meie käest ei lähe välja, sest need on tõesti ainult statistika tootmiseks andmed. Siis milliseid me siis andmeid tahame teie käest saada, et mida me küsime teie käest? Et selles küsimustikus enamus on tõesti kohustuslikud andmeväljad,
ja kodeeritavad andmeväljad paljuski. Ja on ka mõned nii-öelda vabatahtlikud andmeväljad. Näitan teile eestati sellist ühe kirje vaadet, kus siis on välja toodud need kohustuslikud on tärnidega. Esimesed 4, kui te näete sealt veerust, numbrid on siis kohustuslikud ja viimased 3 on siis vabatahtlikud väljad. Ja vaatame natuke lähemalt neid igat ühte siis, et tehing teenusega. Neid on 2 näitajat, on teenuse müük ehk M ja teenuse ost ehk O ja tegu siis peab olema residendi ja mitteresidendi vahelise tehinguga. Ja mõlemad tuleks siis kajastada, nagu ma juba varem mainisin. Siis teenuse ja muu tehingukood. Et see näide võib-olla on abiks rohkem teenuse ekspordil ehk see teenuse kood koosneb 8-kohalisest tähtede ja numbrite kombinatsioonist ja kus siis nagu on kirjeldatud osutatud teenust. Ja siin on ka link selle teenuse klassifikaatorile. Aga et kõigepealt on põhtäht, mis siis näitab, et tegu on teenusega ja järgmised 2 numbrit on tegevusala esimesed numbrid. Aga just nagu põhimõtteliselt võib see olla abiks ekspordi puhul, et kui on tegu näiteks mingi rahvusvahelise veoteenusega, siis just mitte ütleme, et see 49 sõitjate linnade vaheline raudteevedu, et 49 näitabki seda tegevusala ja järgmine siis juba kirjeldab seda teenust. Et kui teil on näiteks tegu impordiga, siis võib-olla impordist te võite osta raamatupidamist sisse, te võite osta mingisuguseid muid teenuseid sisse, mis ei ole teie tegevusalaga absoluutselt seotud, internetiteenuseid või mingeid muid vajalikke teenuseid, et seal siis tuleks ikkagi seda teenuse koodi otsida selle teenuse järgi. Aga jah, et tegevusala nagu aitab natukene kergemini võib-olla leida seda teenust ülesse. Siis teenuste kohta on olemas ka käsiraamat ja käsiraamat on nii eesti kui ka inglisekeelne. Ja kodulehelt on võimalik need üles leida. Näitan ka hiljem seda täpsemalt, aga siin on üks väike näide teenuste käsiraamatust, kus on toodud tegevusala järgi ja nende koodid, võimalikud koodid ja siis osutamisviisid. Ehk siis on võetud siit just tegevusalad kõik esimesed, ehk siis taime- ja loomakasvatus, jahindus, põllumajandus, metsandus, kalapüük, et siis teenuse kood algabki selle nende esimese 2 numbriga ja vastavalt siis sellele tekivad järgnevad numbrid juurde. Ja alati on ka siis teenuste kirjelduses ka selgitus. Ja teenuste klassifikaator on olemas ka venekeelne, et tõenäoliselt võiks olla abiks. Ja levinumaid teenuse viise, mis on küll vabatahtlik väli, aga siin ütleme, käsiraamatus on ka abistamiseks märgitud mõningad juurde, et paremini aidata või aru saada. Nii, mitteresidendist riigikood ehk siis see riigikood, kuhu te osutasite teenust või kust te saite teenuse selle mitteresidendi riigi järgi. Ja selleks on siis 2-kohaline tähtkood ja see on riikide territooriumite klassifikaatori geonoomi alusel. Ja seal on nii Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka ülemaailmsed. Ja tuleb siis kajastada kõik riigid. Nii, ja teenuste maksumus peaks olema siis märgitud eurodes. Ja kui teil on teenused mingis muus valuutas,
siis need tuleks raamatupidamise lausendi koostamisel kasutatud kursi alusel siis ka meile ümber arvutada. Ja need teenused on siis ilma maksudeta. Ja loomulikult teenused te võite oma küsimustikus summeerida, et kui teil on ühesugused teenused samasse riiki, sama koodiga, siis loomulikult te võite kvartali jooksul kõik need teenused üheks kirjaks kokku panna. Et need võite kokku liita. Ei pea igat sama teenust samasse riiki eraldi reana näitama. Nii, ja teenuse peamised osutamisviise on siis nii-öelda tegelikkuses on neid 4, aga teile täitmiseks on neist 3. Ja esimene on siis piiriülene teenuse osutamine, ehk siis see on kas siis posti teel, interneti teel, ehk siis osapooled ei saa kokku. Teenuse tarbija ja teenuse müüja ei saa kokku. Osutamisviis 2 on teenuse tarbimine välismaal, ehk siis teie lähete teise riiki seda teenust tarbima. Ja osutamisviis 4 tähendab seda, et siia riiki tullakse, Eestisse tullakse, teie juurde tullakse seda teenust tarbima, mitte resident tuleb siia, teie enda juurde. Ja just, et siin on ka mõned näited, mis siis võiks olla, et selle ühe puhul tõesti on siis, et nõustatakse näiteks elektroonseliste sidevahendite internet, Skype või ka Teamsi kaudu, nii nagu me praegu teeme. Et see on osutamisviis 1. Ja kui siis mitteresident tuleb advokaadibüroosse nõustamist saama, teenuse tellija tuleb siis teenuse osutaja juurde, siis on osutamisviis 2. Ja kui teenuse osutaja tuleb teenuse tellija juurde, ehk siis advokaadibüroo töötaja läheb välismaale mitteresidendi juurde nõustama, siis on osutamisviis 4. Ja siin on ka mõned veel näiteid, kuidas siis veel võiks neid osutamisviise jagada. Ehk siis teenuse osutaja asub siis oma riigis või vastupidi siis teenuse tarbija asub siis mitteresidendi riigis, aga lihtsalt siis ongi kas siis müük või ost, et osutamisviis 1, et müüakse interneti teel või ostetakse interneti teel. Ja teenuse viis 2 siis, kas siis mitteresident tuleb siis teenust tarbima ja resident siis osutab teenust oma riigis või siis Eesti resident läheb mitteresidendi juurde teenust tarbima, ehk siis ta ostab seda teenust mitteresidendi riigis. Ja nüüd see, kui teenuse osutaja asub siis mitteresidendi riigis või vastupidi teenuse tarbija asub oma riigis, et siis teenuse viis 4, see siis, et resident müügi puhul läheb teise riiki või teise mitteresidendi juurde ja osutab seal seda teenust. Või siis ostu puhul mitteresident tuleb siis residendi juurde ja et siin siis tarbib residendi juures seda teenust. Ja see osutamise viisi osatähtsus oleks ka vaja seal märkida, ehk siis nende 3 erineva teenuse viisi vahel saate märkida, et milline siis nagu, et kui suur osatähtsus sellel ühel teie märgitud teenuse viisil oli, et kas oli 100%, oli see 10%, oli see 60%, et mõnikord ongi, et on tegu 2 võimaliku viisiga, et siis aru saada, et missugune osatähtsus sellel teie märgitud viisil oli. Et kui te jätate nüüd selle protsendi sinna panemata, siis automaatselt loetakse teenuse osutamiseks siis ainukene teie poolt pandud valitud viis.
Ja märkus on ka võimalik panna ja see käib siis iga selle seotud kirja juurde eraldi, et see võib olla mingi täpsustus või mingi selgitus sellele tegevusele või kui te ei osanud nagu seda teenuse liiki õigesti valida, et jäite natukene hätta, siis võib-olla seal lahtris vabas vormis selgitus on nii-öelda andmekorrastajale suureks abiks õigema või parema teenuseviisi leidmisel. Siis mõned metoodilised erisused, näiteks kindlustuse puhul. Nendel majandusüksustel, kelle põhitegevusala ei ole kindlustus, on eraldi küsimustik A ja nendel siis on kindlustuseks toodud ainult 2 koodi. Ja nüüd need majandusüksused, kelle põhitegevusala on kindlustus, saavad juba algselt teistsuguse küsimustiku ja neil on nagu rohkem neid kindlustuse liike, ehk siis neid teenuse liike on rohkem ja põhjalikumad. Samuti reisiteenuste kajastamisel reisiettevõtted ehk siis reisibürood, reisikorraldajad, erinevad majutusasutused, sanatooriumid, need peavad kajastama kõik reisi ja muid teenuseid, mida siis ostetakse või müüakse ja mille tehingupartneriks on mitteresident. Aga nüüd need majandusüksused, kes ei ole reisiettevõtted, peavad kajastama siis reisiteenustega seotud sõidukulud juhul, kui need soetati otse mitteresidendilt. Ehk siis välismaiselt sõitjateveo ettevõttelt või internetiportaalist. Aga kui see juba käis läbi reisiettevõtte, siis seda ei tuleks näidata. Näiteks puiduettevõte saadab töötaja lähetusse ja peab küsimustikus kajastama vaid töötaja sõidukulud mitteresidendist vedaja poolt. Majutuskulusid, linnamaksusid ja muid lähetusega seotud kulusid ei kajastata. Nii, siis veel näiteid erinevate teenuste kajastamiste osas. Et kui ehituskaup ostetakse välismaalt, ehk siis meie ettevõte läheb ehitusteenust pakkuma ja ostab kauba, siis tuleb see ka müüa ehituse tellijale. Ehk see tähendab siis 2 tehingut nende kaupadega ostu- ja müügitehingud. Tuleb mõlemasse näidata. Nii, ehituskaupade all tuleb kajastada vaid konkreetse ehituse kaubad. Ja on sellised 2 teenuse koodi T460000 ja T470000. Need tuleb siis ainult kajastada ainult komisjoni, agendi ja muude tasude eest. See tähendab, ei kajastata kaupade maksumust. Ja tervise- ja haridusteenused, meditsiini- või haridustöötaja, labori ja muud meditsiinised teenused, mida osutatakse just kaugmeetodil või siis teenuse osutaja välisriiki sõitmise teel, näiteks oma töötaja ravi või õpingud välismaal ei ole teenus, ehk siis neid ei tuleks kajastada. Aga teenusekoodi osas tuleb kajastada teenuse liigi järgi, see tähendab tootmisettevõte ei saa kasutada transporditeenuste puhul koodi T1 ehk toiduainete töötlemine, vaid siis ikkagi tuleks näidata seda transpordi liigi järgset koodi T494V vastavalt siis sellele. Ja kui Eesti mitteehitusettevõte tellib ehitustööd välismaal, siis seda ei kajastata küsimustikus, sest tegu on investeeringuga. Siis veel erinevaid juhtumeid teenuste kajastamisel. Transpordi osutamise viis ühe puhul on rahvusvaheliselt kokku lepitud, et tellija ja osutaja kokkulepe interneti teel. Siis meditsiinilabori teenuse kood, näiteks COVID testide puhul on T86 ja hulk 0. Muude laboriteenuste kood on T71, 2 ja 40. Tõlketeenuste kood on T74 ja ka 40. Siis peakontorite teenuste all kajastatakse ka suhtekorraldus, juhtimis- ja nõustamisteenused.
ja patentide litsentside müük-ost toimub siis koodi all D9999991 all. Ja intellektuaallitsentside ja patentide kasutamise tasud on D77 ja 40. Ja trükiste ja tarkvarade intellektuaalomandi kasutamise tasud on koodi all siis D58, LK ja 30. Mitteresidendi riigi koodi erisused ehk siis ehitusteenuste osutamisel. Juhul kui ehitusteenust osutatakse välismaal, on mitteresidendi riigiks riik, kus ehitus toimub. Ja juhul kui ehitusteenus osutatakse Eestis mitteresidendile, on mitteresidendi riigiks riik, kelle residendile teenust osutatakse. Ehk siis siin tuleks aru saada, kus siis on see meie ettevõte ja kus on siis see mitteresident. Et kui ta tuleb siia Eestisse ja siin osutate mitteresidendile, siis te ikkagi müüte nii-öelda Soome mitteresidendile näiteks. Ehituse tarbeks Eestist ostetud kaupade puhul märgitakse kaupade müügil sama mitteresidendi koodi, riigikood, kellel osutatakse siis teenust. Ja mujalt ostetud kaupade puhul kajastatakse seda riigi, kus siis kaubad osteti. Ja reisiteenuste osutamisel, juhul kui partneriks on internetiportaal ehk booking.com näiteks või veel midagi, mille residentsust ei ole võimalik määrata, loetakse mitteresidendi riigiks riik, kus teenus siis osutatakse. Et näiteks te booking.comis broneerite endale toa, siis see riik peaks olema siis see, mis riigis te selle toa broneerisite. Nüüd juhtumid, kui tegu on siis käibemaksukohustuseks registreerumisega ja te olete teinud seda välisriigis. Juhul, kui Eesti majandusüksus ehk siis resident on registreerinud end välisriigis käibemaksukohustuseks. Aga seda ettevõtet ei saa siiski pidada välisriigis registreerinud ettevõtteks, see tähendab mitteresidendiks. See nii-öelda käibemaksukohuslase registreerimine ei muuda teid veel mitteresidendiks ja tegemist on ikkagi Eesti residendiga, kes osutab lihtsalt teenust välisriigis ja sellisel juhul tuleb ikkagi näidata küsimustik. Aga nüüd, kui välisriigis on registreeritud majandusüksus, mitteresident on registreerinud end Eestis käibemaksukohustuseks, siis ei saa ka seda ettevõtet pidada siin Eesti residendiks, sest tegemist on mitteresidendiga ja tehingud selle majandusüksusega kajastatakse ikkagi teenuste väliskaubanduses. Ehk kui mingi välisettevõte on ennast käibemaksukohustuseks registreerinud Eestis ja te osutate sellele ettevõttele teenuseid ja te olete teenuse küsimustiku kohustused, siis neid teenused selle välise residendiga te peate kajastama teenuse küsimustikus. Kreeditarve. Esimene teema on see, et kreeditarve, kui on summa alla 5000 euro, siis seda kreeditarvet ei ole vaja näidata. Ja kui kreeditarve esitatakse mingisuguse üldise allahindluse või boonusena, mitte konkreetsele teenusele, siis samamoodi seda kreeditarvet üldse ei kajastata. Kindlasti kreeditarvet ei tohiks kajastada miinusmärgiga. Ja tuleks teha parandus juba esitatud andmetes, see oleks nagu kõige õigem, kõige parem. Ehk siis see, kui te varem olete selle kaubatehingu mingis kuus näidanud, mitte kaubatehingu, vabandust, teenuse mingis kuus näidanud, et te olete osutanud sellist teenust sellise summa eest ja nüüd on teil üle 5000 kreeditarve, siis te lähete sellesse kuusse, teete selle kuu andmestiku eestatist lahti ja teete sellest summas paranduse. Et see oleks nagu kõige korrektsem näitamine.
Siis klassifikaatorite muudatus. Ühesõnaga 24 aasta küsimustikus on tulnud juurde 2 koodi. Rohkem klassifikaatorid muutunud ei ole. Et õnneks ei ole suur muudatus ja kehtib see teenuste väliskaubandus 2023 klassifikaator ka 24. aastal. Ja on siis tulnud juurde rahaülekanded jooksevkulutusteks. Õigemini ei ole tulnud juurde, vaid sellel on toimunud koodi nimetuse muudatus ja on juurde tulnud investeeringute toetused. Ehk siis üks on jooksevkulutusteks kood ja teine on siis investeeringute kood. Oleme toonud siia välja suure hulga täiendavaid materjale. Kõik need slaidid pärast koolituse lõppu tulevad ka kodulehele koolituse kausta, et on võimalik siit kõikidest slaididelt minna linkidega õigetesse kohtadesse ja vaadata sealt. Aga kodulehel ma ka näitan neid, mis on Eesti Statistikaameti lingid. Siis on nüüd küsimusi olnud, et miks me ei kasuta Maksu- ja Tolliameti andmeid. Et kui siin eelmine aasta küsiti tagasisidet, siis mitmetel puhkudel ettevõtetel oli selliseid küsimusi. Et ja, me kasutame neid andmeid analüüsiks, kontrolliks, aga me ei saa neid kasutada ainult neid andmeid, sest Maksu- ja Tolliametis on tehingud tehtud ainult Euroopa Liidu liikmesriikidega. Käibedeklaratsioon esitatakse Euroopa Liidu liikmesriikidega. Ja samuti sealt ei tule välja, missuguse tehinguga, missuguse teenusega on olnud tegu. Ja ei tule ka välja teenuse osutamisviis. Ja tollideklaratsioonidel on ainult kaubad, et kolmandate riikidega teenuste kohta infot Maksu- ja Tolliametist me ei saagi. Ehk siis kahjuks ei ole võimalik Maksu- ja Tolliameti andmetest täita teie andmeid ära. Et seal ei ole kõike seda, mida vaja. Siis kui on ettevõtte käibemaksugrupis, siis käibemaksugrupil on ju grupiliider ja see grupiliider, kui on saanud teenuse küsimustiku kohustuse, peaks ta näitama kogu grupi teenuste nii ostud kui müügid. Kui teil on teema, et teie grupp on nii suur, et teie kõikide grupi liikmete teenuste eksporti, importi ei ole suutelised või on see lihtsalt organisatsiooniliselt palju keerukam kui see grupi liige ise näitab, siis andke meile teada, meil on võimalik lisada see grupi liige nii-öelda eraldi juurde teie grupi alla ja anda talle eraldi kood, et ta saab ise täita seda. Aga põhimõtteliselt, kui teil on võimalik, siis käibemaksugrupp näitab kogu oma teenuse, ekspordi, impordi kokku. Mõned näited veel. Ehk siis näiteks, kui majandusüksus on Eestis registreeritud ja osutub teenust mitteresidendile või saab teenust mitteresidendilt, siis tuleks kajastada teenuste väliskaubanduse küsimustikus nii teenuste müük mitteresidendile või siis teenuste ost mitteresidendilt. Ka juhul, kui tasumine toimub välisriikides asuvates pankakontode kaudu, kui käibedeklaratsioon on esitatud mõnes teises riigis, saadud teenused mitteresidendilt või osutatud teenused mitteresidendile on käibedeklaratsiooni peal mõnes muus lahtris, kui see 3.1 ja 3 ja 3.1.1 lahtris või 6.1 lahtris. Käibemaksuvabad või on tegu käibemaksuvabade teenustega, aga teenuse osutamine residendi ja mitteresidendi vahel on toimunud. Ehk siis kõik teenused, mida te olete teostanud residendi ja mitteresidendi vahel, kui teil on see teenuste küsimustiku kohustus.
Siis veel näiteid. Eesti majandusüksus osutab raamatupidamisteenust Soome majandusüksusele. Ehk siis Eesti resident osutab mitteresidendile. Ja Eesti majandusüksus on ennast näiteks registreerinud käibemaksukohustuseks Soomes. Ta ei ole ennast registreerinud nii-öelda firmaks, vaid ta on käibemaksukohuslane. Siis nagu me eelnevalt mainisime, et sellisel juhul ta ikkagi osutab teenust mitteresidendile ja tuleks näidata seda teenuse müüki Soome. Aga nüüd, kui Eesti majandusüksus on asutanud ja registreerinud Soomes oma tütarettevõtte ja osutab selle Soomes registreeritud tütarettevõtte alt raamatupidamisteenust Soome majandusüksusele, sellisel juhul ta ei ole enam Eesti resident, vaid ta on mitteresident ja neid tehinguid ootab Soome riik. Aga nüüd näiteks juhtum, kui Eesti majandusüksus on asutanud ja registreerinud Soomes oma tütarettevõtte, aga raamatupidamist osutab talle Eesti majandusüksus, siis ikkagi on suhted, olgugi et on see tütarettevõte, aga see on Soomes registreeritud, siis Eesti resident osutab mitteresidendile teenust ja seda tuleks näidata tehingutes. Nüüd veel mõned juhtumid. Et nüüd üks natuke keerukam juhtum. Üks näide selline, et kui meil viimasel ajal on hästi palju sadamaid tekkinud, väikesadamaid, suuremaid sadamaid ja näiteks Läti laev tuleb Eesti sadamasse ja selle sildumisega lõhutakse ära sadamarajatis, aga ka näiteks Eesti sadamaettevõttele või selle sama sadamaettevõttele kuuluv laev. Ja seal on terve rida nüüd siis tehinguid, mis sellega kaasneb. Oletame, et see laev on kindlustatud ja näiteks kindlustatud Rootsi kindlustuses. Siis Eesti ettevõte saab nii-öelda tasu kindlustusest, Rootsi kindlustusest ja seda tuleks näidata siis kindlustushüvitisi tuleks näidata teenuste küsimustikus. Siis Eesti ettevõte tellib siis sadamarajatise parandustööd ühelt teiselt Eesti ettevõttelt. See on tehing residendi ja residendi vahel, seda ei kajastata. Aga nüüd see sama Eesti ettevõte esitab siis Läti ettevõttele arve remonditööde eest, sest nad leppisid kokku, et see remonditöö maksab 60 000. Ja nüüd siis see tuleks siis sadamal näidata ka küsimustikus, et Soomele esitati, mitte Soomele, vaid vabandust, Lätile esitati arve 60 000 eest sadamarajatiste ehitustöödeks. Nüüd võib-olla on juhtum ka selline, et see Eesti ettevõte esitab ka Läti ettevõttele arve ka omalt poolt organiseeritud remonditööde korraldamise eest, et näiteks ta nägi vaeva selleks, et need remonditööd kokku saada, järelevalve ja nii edasi ja see on 20 000 eurot, et esitab ka selle eest Läti poolele arve. Ja nüüd näiteks Eesti ettevõte, kelle laev sai kahjustada, see sama sadamaettevõte, saadab oma laeva siis remonti ja sellega siis katab selle kindlustuse saadud, selle remondi katab siis kindlustuses saadud summadega. Ehk siis siia lõppu selline hästi mitmetahuline, aga täiesti erinevate teenustega seotud tegevus. Nii, sellega on mul slaidide osa lõpetatud. Te näete kodulehte, see on www.stat.ee. Koduleht on meil nii eesti kui ingliskeelne. Kõigepealt, kuidas leida andmebaasi? Siin kodulehel üleval mustal rival on selline väike pesa, 3 nurgaga läheb lahti, statistika andmebaas. Ja siin andmebaasis on tõesti valikud statistika andmebaas ja väliskaubanduse andmebaas. Et soovitan võtta selle väliskaubanduse andmebaasi
Ka statistika andmebaasist te lõpuks jõuate siia, aga see oleks natukene otsem, kuigi klikke peate tegema mitu. Lõpuks on siin teenused ja siin on siis nüüd kõik teenuste erinevad tabelid, nii teenuste liikide, haldusüksuste, ka maailmajagude ja riikide ja haldusüksuste järgi nii kvartaalsed kui ka aastased tabelid. Nii, lähen tagasi kodulehele, näitan ära, kust jõuda kas küsimustikuni või siis kui valdkonnaleheni. On valdkonnad ja valdkondade all on väliskaubandus. Ja siin on siis näha selline üldine väliskaubanduse tutvustus, on näha meie üldnumbrid nii kaupade kui teenuste puhul ja viimased uudised. Siit on võimalik ka kõiki seotud uudiseid näha. Näete teenuste eksporti uudist 4. kvartalis rekordtasemele, et teenustel läheb väga hästi üldiselt. Ja siin on ka nüüd siis erinevaid linke. On lingid siis teenuste ekspordi ja teenuste impordi juurde. Et siin on siis ka tegevusalade järgi teenuste üldnumbrid välja toodud ja ka haldusüksuste järgi, aga siin on ka siis eraldi lingid teenuse küsimustikule. Kui kunagi oli Eesti Pangas teenused, siis on ka siin Eesti Panga ja Statistikaameti vastamistabelid, koolitusmaterjalid, kuhu kõik need infod üles lähevad. Siis on venekeelne teenuste väliskaubanduse küsimustiku täitmise videojuhend, ka eestikeelne käsiraamat. Käsiraamat on ka mitmes keeles meil. Siin on olemas ka valmis andmete laadimise failid ja klassifikaatorid ja teenuste klassifikaator samamoodi. Ja siit saab ka teenuste impordile. Näitan ka selle küsimustiku osa ära, et siin küsimustiku all on siis toodud kõik need tähtajad, otselink ka elektroonsele esitamise keskkonda e-stati, küsimustiku juhendid, aga siin on ka käsiraamat. Ja kui te võtate ingliskeelse, siis on kõik see ka ingliskeeles. Ja samamoodi ka venekeelsed juhendid ja klassifikaator samamoodi venekeelne. Ja siin on ka korduma kippuvaid küsimusi. Nii, aga esita andmete alt, ma loodan, et te võite teatudes e-stati saada, sisene e-stati, aga siin on ka küsimustikud ja kui siia panna see, ma loodan, et on mul meeles 18, vabandust, mul on juba siin väike spikker endal olemas, 1482 ja siin on siis nüüd seesama küsimustik tuleb lahti või see küsimustiku info tuleb lahti. Nii, aga ma näitaksin teile siis nüüd e-stati keskkondade oskate kindlasti minna ja ma võtan nüüd lahti selle e-stati keskkonna. Olen siin testettevõtte kasutajana ja mida siin siis nüüd teha saab? Ehk siis tõenäoliselt teil on siin oma konkreetne ettevõte, kelle eest esitate andmeid. Ja nagu näete, siin on kell. On küsitud, et see sessioon on hästi lühikene. Et ma ei jõua mitte midagi teha, et võiks e-stati sessioon pikem olla. Siis tegelikult vaikimisi on alati siin 20 minutit. Aga te saate ise panna pikemaks sessiooni. Mina panin enne koolituse algust siia 90 minutit ja veel on mul natukene siin aega. Ja nii kui ma midagi siin teen, siis see automaatselt läheb uuesti 90 minuti peale tagasi. E-stati on võimalik panna ka ingliskeelseks, on eesti ingliskeelne, et siis on kõik nii-öelda info siin ingliskeelne.
Nii, nüüd, kui mul ei ole toimunud tehinguid sellest kvartalist, näiteks esimene kvartal, mis teil varsti tuleb esitada, et teil ei ole jaanuaris, märtsis ega ka veebruaris toimunud ühtegi teenuse tehingut, ei ekspordis ega impordis, siis siin on selline hammasratas. Ja siin on kinnita perioodid. Ja siin on siis valida vaja põhjus. Tegevus on näiteks hooajaline, näiteks teil on suvel pakuta teenuseid, talveperioodil ei paku teenuseid, et siis on täiesti okei. Tegevus on hooajaline ja valite siis perioodi. Mul on, kuna hetkel ei olegi mul selles testküsimustikus vabu perioode, kui ainult viimane kvartal, siis on jah, hetkel ma saan ainult seda näha. Okei, panen selle, aga tegelikult kui teie lähete sisse ja teil on esimene kvartal näiteks kinnitamata, siis ta annab teile selle võimaluse ka. Ja panete siia siis nii-öelda vabas vormis midagi kirja, et ei toimunud vabandust. Näiteks ei toimunud teenuste müüki ega ostu. Sest alati tuleb näidata mõlemat. Nii, ja näete, salvestati ära, aga praegu ma ju tegelikkuses õigesti ei tea, et kas mul 4. kvartalis midagi toimub, et ma saan praegu ikkagi otsustada selle esimese kvartali asjus. Aga näitan teile nüüd, kuidas sinna teenustesse minna. Ehk siis, kui esimene siin on nii-öelda silm ja kui te selle silma lahti võtate, siis te tegelikult muuta midagi ei saa, te saate näha. Ehk kui te tahate lihtsalt näha, mis seal tehtud on või mis te ju sinna esitasite, et kas esitasite kõik ära või saite veel mingi asi jäi puudu, et siis te võite minna silmaga, siis te ei muuda seda küsimustiku olekut ega staatust. Siin on näidatud, et on esitatud, aga nii kui ma võtan selle pliiatsi ehk siis selle muutmise tee, siis olek hakkab ka muutuma, kui ma seda ei kinnita. Siis ta on juba avatud ja siis ma võin saada ka nii-öelda meeldetuletuse, olgugi, et ma tegelikult korra juba ta esitasin. Ehk võtan selle muutmise tee, sest ma tahan näidata rohkem kui lihtsalt korraks sisse minna sinna. Mis siin siis nüüd näha saab? Siin on väike selline infokiri, et on ka abiks käsiraamat ja millised siis lahtrid on vabatahtlikud ja et mida siis peaks täitma, kes valimisse kuuluvad ja nii edasi. Ehk siis see allalaadimine on see, et ma laadin PDF-i. Ma ausalt öeldes isiklikult ei tea, milleks seda PDF-i küll vaja võiks olla, aga juhuslikult, kui teil on vaja, siis seda te võite loomulikult teha. Selle hammasratta alt on võimalik vaadata perioodide tegevuse ajalugu. No selle küsimustikuga on toimunud siin hästi palju tööd. Et siin on nii mängitud sellega edasi-tagasi ja kolmandat moodi, et siin on täitsa info. Ehk siis, kui te midagi olete teinud, siis te tegelikult näete, mis te olete siin teinud, aga te ei näe seda küsimustikku ennast. Te näete, et te olete midagi siin pooleli, midagi olete kontrollinud ja mingil hetkel olete te esitanud ja mingil hetkel olete midagi tühistanud, et te näete oma ajalugu siin. Nii, mis siin veel olemata oli? Siin oli tühista küsimustik või siis kuva muutuja koodid. See võimalus on ka muutuja koode näha. Neid vajutada siia siis ja siis ta näitab. Siin on nüüd see info veel, et nulltabel on tekkinud see ette, et see on nii-öelda andmeesitajale lihtsalt infoks. Siin ei saa mitte midagi täita ega see ei näita mitte midagi muud kui lihtsalt infomateriaal teile. Lihtsam on minna siit nüüd siis selle õigele teenuste küsimustikule ja kuna ma siin ise eelnevalt tegin
laadisin üles ja esitasin ära, siis hetkel mul on siin täidetud küsimustik. Ja nagu nägite, siin oli võimalik ka tühistada küsimustikku. Nii, siis siin on järgmine ikoonide rida ehk siin on siis nüüd võimalik tühjendada tabelit ehk siis tühjendada kogu see tabel või siis erinevad laadimised. Laadin alla CSV faili, laadin üles CSV faili ja siis on ka laadin üles CSV UTF-8 faili ehk need on need erinevad laiendid CSV failidel. Mina armastan Excelit ja sellepärast ma näitan teile Exceli laadimise. Ehk siis ütleme, et meil on tegu praegu 4. kvartali küsimustikuga ja ma tahan seda panna esimesse kvartalisse 2024 aastasse. Et ma lihtsalt laadin selle alla, teen mõningad muudatused ja laadin üles. Nii, ja näitan teile selle ilusti ära. Laadin alla. Tabel panen enda arvutisse. Et laadin alla, mul on tehtud väike selline endal desktopile eestati põhjadeks ja näidised ja salvestan siia ära, et ma pärast oskan teda leida sealt. Teie enda arvutis panete ta sinna, kuhu te kõige paremini õigeks peate seda. Ma tühistan selle tabeli siin ära ja ütleme nüüd, et ma tahaksin siia siis tühja tabelisse, kui te võtate oma esimese kvartali tabeli lahti, see on tühi. Ja tahan seda siis laadida. Ja laadin lae üles täidetud XLS, lähen siis otsin selle faili. See oli nüüd see fail open ja laen ülesse. Nüüd ta annab mulle teada, et ta laadis ülesse ja palun, siin ta on. Olen näitanud ära nende osutamisviiside protsendid, et näiteks siin sellel teenusel saadud kindlustushüvitis tarbimine välismaal on pool sellest, et teine pool on siis teine osutamisviis, aga me peame märkima ära ühe. Ja need, mida ma olen märkinud, siis need on siis tarbimine 100%. Või õigemini see teenuse osutamine peamine viis ongi siis 100%. Nii, ja kui ma nüüd tahan, mul tuli meelde, et ma nüüd laadisin küll üles, aga tegelikult mul on üks kirje ikkagi puudu ja ma ei viitsi uuesti teda nii-öelda tühistada, et ma lähen lisan selle rea siia juurde. Et siis ma võtan selle lisarida, märgin siia teenused, et näiteks oli mul teenuse müük ja mul oli siin näiteks kummi ja plastmass toodete teenused ja riigiks oli Soome, kellele ma müüsin neid tooteid, neid teenuseid. Ja summaks oli 30 000 eurot. Ja see peamine osutamisviis, see on küll nüüd vabatahtlik, aga võib täita teda. Et siin on siis tõesti kas siis piiriülene või siis tarbimine välismaal. Ja kui see on 100%, siis ma ei hakka seda märkima siia, aga võin ka märkida ja lisan rea. Ja nüüd mul peaks siin olema 101 kirjet. Või isegi 102, vabandust, 101 oli enne. Ja. 102 kirjet, et ta tuleb siia lisaks juurde. Nüüd, kui te tahate laadida kirjeid juurde siia, siis laadimise puhul juhtub see efekt, et ta kirjutab üle need kõik. Ehk siis sellisel juhul, kui te tahate lisada siia kirjeid, kõigepealt laete alla selle, panete Excelis juurde või CSVs juurde ja siis laete üles. Muidu ta kaotab ära, aga siin lisa uus tabelirida, siin saate lisada. Näitab siin
summasid, mul on siin müstilised summad tekkinud, ju mingid tehingud olid siin nii müstilised. Et tõenäoliselt on siin valuutaprobleem juhtunud, et ma pean vaatama üle need kirjad iseendal, aga jaa. Et põhimõtteliselt tuleks nüüd siis kontrollida ja kui vigu hoiatusi ei ole, siis saan minna edasi ja kinnitada küsimustikku. Ja siis see küsimustik kinnitatud andmed lähevad andmekontrollijale ja kui ta loogiliste kontrollidega leiab, et ups, ma olen ikkagi seal miljonites väga mööda pannud, et olen punktid ja komad segamini ajanud, siis ta võtab minuga ühendust ja palub, et ma parandaksin seda tehingu summat. Ja suur aitäh teile kõigile, et tulite ja esitate andmeid.